Uimastid, ka kõige ohtlikum sünteetiline kraam, on kolinud meie kõigi elukeskkonda, näiteks parkidesse. Kui narkoäri klient saab oma telefoni ühe sellise paki koordinaadid ja läheb sellele järgi, siis tegelikult on meil kõigil reaalne võimalus sellele põhimõtteliselt otsa komistada, nagu juhtus ka meiega. Olgu öeldud, et selle ajakirjandusliku eksperimendiga ei kutsu me kedagi üles aarete jahti mängima, sest igasugune kokkupuude narkootikumitega kannab endas riske. Kui üldse iseloomustada tänapäevast narkokaubandust, siis just see tänavataseme narkomüük, mida vanasti nimetati tänavamüügiks, on suures osas kolinud internetti, igasugustesse krüpteeritud sotsiaalmeediaplatvormidesse, nagu Telegram, Snapchat, Signal. See vana kooli käest kätte läbi tutvuste müük pole kuskile kadunud, aga suures osas on liikunud internetti. Ja ka seal internetis on kahte sorti tegutsemisviisi, kas on vana viisi käest kätte või siis läbi peidikute. Kui nained on suht tihti päris pikalt ette peidetud, siis võib ka juhtuda niimoodi, et inimene kogemata komistab nende otsa. Ja meie kodanikud on valvsad, nende teadlikkus on tõusnud ja nad väga tihti ja õigesti näevad ära kahtlast tegevust ja saavad aru, millega on tegemist ja mille laegub neile väga palju vihjeid ja infot. Aitäh neile selle eest. Ja kui te komistate nende otsa, siis mitte mingil juhul ei ole vaja neid lahti teha. Helistage 112, teavitage politseid ja me tuleme kohale, võtame need ära. Et ideaalis me tuleme kohale, et annate või näitate ise ära, kus te neid avastasite, aga kui te ei saa kohale jääda millegi pärast, siis küll teid juhendatakse, et mismoodi ja kuidas me suhtlus käib, et mismoodi me need üles leiame seal. Tervist Häirekeskus. Meil on selline mure, et me arvame, et me leidsime uimasteid, et kas te äkki saaks me ei taha ise sellega midagi teha, et kas te saaksite saata meile patrulli. Me oleme Sütiste tee 32B, siis nii teisel pool teed, kus on see terviserada ääres. 32B. B, nagu Berliin. Ja. Vaatan kohe korra kaardi pealt, kuidas te nüüd leidsite kuskil? Ta on siin mingi puuvere vahepeal, me ei ole selles mõttes seda katsunud, aga ta on niimoodi märistunud, et ta ilmselgelt on nagu uimast. Kuna siin liigub nagu palju inimesi, lapsi ka, et siis me ei taha seda siia niimoodi jätta, et äkki keegi tuleb võtab ära. Kuidas see välja näeb seal? No, ta on nagu mingi, mulle tundub, et kas mingi korgi sisse, siis on tõmmatud kilega ümber ja veel punase teibiga ka veel ja väga nagu selgelt nagu äratuntav, et see on jäetud siia puuvere vahel, et see on nagu selgelt äratuntav, et tõenäoliselt on tegemist uimastega. Nii, et see kotti teeb, siis nagu kirjutan ja niimoodi, et ei ole lahti teinud. Ei, me ei ole puutunud, jah. Nii, ja üks ainus kott on seal siis. Ja. Nii, aga ma annan kohe teada politseile. Teeme nii, aitäh teile, ootame. Number on olemas. Ja, aitäh. Kõik head. Häirekeskus. Tervist Häirekeskus. Teate, mul on selline mure, et ma helistasin 43 minutit tagasi. Ja. Et kutsusin patrulli kohale, ega te ei oska öelda, kas sellega läheb veel kaua aega või? Et see väljakutse oli, me leidsime uimastid Sütiste tee 32B vastas metsast. Tervisera ääres. Ja. Ma ei näe seda, et tulete ise koha peal või? Me oleme endiselt koha peal, jah, me ootame patrulli siin. Ma panen info politseile. Ja. Et ta, ja, teeme nii, aitäh.